Tere tulemast tagasi stuudiosse, koguduse uudiseid vahendab Äranna alla, nii nagu igal pühapäevalgi, nii ka sellel pühapäeval. Meieni on jõudnud info, et koguduse infotunnis võttis pühaisa Paavo endalt särgi ära ja andis koguduse kirikutund ilma särgita. Ohohoho, mis nüüd küll saab? Öelge teie meile. Tagasi stuudiosse. Meieni jõudnud info kohaselt on leitud Rimi piimapakendist selline toode. Keegi ei tea, mis on pildil, kes on pildil ja kuidas see sinna sai. Hoidke silmad ja kõrvad lahti. Piim on ohtlik. Tagasi stuudiosse. Meie uudistesaatele on laekunud videod uuest ja ohtlikust trendist noorte seas. Ühe käega filmitakse loojuvat päikest ja teise käega hoitakse kinni roolist ning sõidetakse maanteel suurel kiirusel. Sellist tegevust ei kiida heaks ei meie uudistesaade ega Politsei- ja Piirivalveamet ega selle isiku ema, kes selle video meile saatis. Ja tagasi stuudiosse. Uudiseid ilmaveerelt. See oli alles hiljuti, kui me kuulsime värsket uudist, et Lenna ja Lauri renoveerisid Setomaal ära vana koolimaja ning avasid seal hotelli ja restorani. Seejärel avati seal suitsusaun, seejärel tehti sinna oma taimeaed ja nüüd on tulemas ilmaveerele ei miski muu kui oma spa. Meie küsime, mis on järgmiseks. Kogudus omalt poolt soovitab, et ilmaveerel peaks kindlasti olema ka oma lõbustuspark, sest see tooks sinna Setomaale palju lapsi, rohkem käivet ja veel rohkem sularaha. Kui ka teil on informatsiooni, mida peaks meie saates kajastama või salastatud materjali, siis saatke see meile valgustjapassi@gmail.com. Ja täpselt selline saigi meie tänane saade. Kohtume juba järgmisel pühapäeval koguduses Valgust ja Passi. Valgust ja passi, kallis kogudus, valgust ja passi, kallis kogudus, valgust